Austatud aseesimees, tublid Riigikogu liikmed. Tarmo, vana tutvuse poolest nii lolli juttu mul juba ammu kuulnud. Ära pahanda, ei midagi isiklikku, rock'n'roll ja kõik muu sinna juurde kuulub, jääb edasi. Aga sisu poolest nii palju ma saan aru, et maailmas suitsetamine väheneb ja siis need tubakafirmad otsivad suitsetajatele asendustegevust ja endale asendustulu. Et selles mõttes teevad tublit tööd ja on ju tore ka, kui advokaadibürood seadusloomes kaasa löövad, mis seal ikka. Aga võt nüüd kodu- ja töökorra asjus ma tahan rääkida küll. Ma toon sulle, hea rahvasaadik Kruusimäe, näite. Sina esitad oma nimel eelnõu, mis iganes, üksinda, sul on see õigus. Nüüd Riigikogu selle pealkirja sees kirjutab uue eelnõu, mis sulle ei meeldi. See on täiesti normaalne, et sa võtad selle tagasi. Ei, täiesti normaalne, kui see sulle ei meeldi, sest las Riigikogu teeb siis ise selle uue eelnõu. See pea olema Tarmo Kruusimäe eelnõu. Ja täpselt seetõttu on Vabariigi Valitsusel, nii nagu igal teisel algatajal, õigus katkestada eelnõu lugemine. See peab olema püha õigus. Algataja püha õigus. Seda ei saa ära võtta ei Riigikogu liikmelt ega Vabariigi Valitsuselt. Aga mis puudutab muudatuste ühendamist, siis ma vaatan Viljale silma, ta mäletab kindlasti suuri vaidlusi, kui opositsioon on võidelnud sellega, et komisjon on pannud muudatusettepanekud kokku. Nüüd, austatud härra Kivimägi, rahvasaadik, võitleb sellega, miks komisjon ei pannud muudatusettepanekuid kokku. Esitage siis need koos. No esitage siis koos nad, pole ju vaja ju. See on nii lihtne. Ühed muudatusettepanekud on ühte saadikut ja teised natuke teine grupp. Vahe toodi ilusasti välja. Üks elektrooniline, teine kuumutatav või mis see oli. Et teinud nad siis kõik, 2 gruppigi koos. See on imelihtne ju. Nii et mina olen alati võidelnud selle vastu, et komisjon ei ühendaks muudatusi. Ja nüüd opositsioon võitleb selle nimel, et ühendaks muudatusi. Vahet ei ole selles mõttes. Aga kui te järgmine kord on nagu järgmises Riigikogus siis ilmselt koos neid hääletada, siis tulekski nad koos esitada. Aga eelnõu algataja püha õigus on, et tema nime all esitatud eelnõusse ei tehtaks muudatusi, mis talle mitte kuidagi ei sobi ja seetõttu tal peab olema õigus katkestada eelnõu lugemine. Läbirääkimiste faasis on õigus repliikideks nendel inimestel, kelle nimi on kõlanud. Toomas Kivimägi. Aitäh, ma tänan Neiki, et sa minu nime mainisid, ma saan vastata, et loomulikult see on üks õppetund selle kohta, et tõepoolest oleks võinud, mina ei olnud nende esitajate hulgas, et tõepoolest oleks võinud need esitada ka ühe muudatusettepanekuna, aga vaatamata sellele, et nad on esitatud eraldi, ei muuda kehtetuks Riigikogu kodu- ja töökorra seadust, mis käsib neid käsitleda ühe muudatusettepanek on, mis on omavahel tihedalt seotud ja integreeritud. Ja teine repliik puudutab nüüd seda sama väga üllatavat ettepanekut, kui valitsus teeb ettepaneku see katkestada ja tagasi võtta see eelnõu, siis jääb minu jaoks täiesti arusaamatuks sotsiaalkomisjoni esimehe korduvalt rõhutatud seisukohad, et need direktiivi 2 paragrahvi tuleb igal juhul üle võtta. Siis ma saan aru, et vilistatakse selle peale ja öeldakse, et jumal temaga, et makske trahvi palju tahate, lihtsalt kiusu ja jonni pärast. Aitäh! Tarmo Kruusimäe. Tänan, hea rahvaasemik, kes sa mu nime mainisid. Vahest on eesmärk tähtsam. Meil ei oleks võib-olla kommunismi ohvrite memoriaali, kui linnavolinik Kruusimäe oleks enda eelnõu tagasi võtnud, sellepärast et Tallinna linnavolikogu hakkas seda muutma. Ma olin nutikam, ma leidsin, et see on olulisem. Kui ministri jaoks oleks rahva tervis olulisem, siis ta ei teeks selliseid ettepanekuid. Aitäh! Ka Vilja Toomasti nimi. Palu, jah, aitäh. Minul on täiesti pragmaatiline küsimus, et ma ei näe siin saalis ministrit, kes siis tuleks oma eelnõu tagasi võtma, ega ühtegi Sotsiaalministeeriumi esindajad. Ma tahaks praktiliselt teada, et kes siis tuleb seda eelnõu katkestama või tagasi võtma. Aitäh!
Koosoleku juhatajal on digitaalselt allkirjastatud avaldus selle kohta, mis sisuliselt kattub kolleeg Kruusimäe poolt öelduga. Helmen Kütt, jätkame läbirääkimisi. Aitäh, austatud eesistuja, lugupeetud ametikaaslased. Stenogrammi huvides ma tahan lihtsalt mõned asjad ära, et inimesed, kes kuulavad seda arutelu, ei hakkaks hirmuga mõtlema, et me selle eelnõuga me keelame suitsud, keelustame e-sigaretid. Igaüks võib jätkuvalt oma vanematele ja vanavanematele viia e-sigarette, et voodi ei süttiks, need on täna võimalik seda teha ja ka edaspidi. Sotsiaalkomisjoni esinaisena ma siin kannan ette komisjonis toimuvat ja kahtlemata, kui ma oleks tahtnud olla selline komisjoni esimees või esinaine, kes oleks tahtnud kuidagi rõhuda, siis need muudatusettepanekud, mis ei vastanud esitatud heale tavale või õigele vormistusele, oleks võinud ka öelda, et me neid ei hääleta. Me otsustasime, et me hääletame ükskõik, kuidas nad on esitatud. Ükskõik, me nagu eeldame, et me saame aru, mida on mõeldud esitades. Ma toon lihtsa näitega siin ühe muudatusettepaneku osas, mis on, et see nüüd puudutab muudatusettepanek ja muide, ma seda kõike rääkisin, et kõigepealt ministeerium oli toetaval seisukohal, ei olnud, ma ei jätnud midagi siin saalis rääkimata, protokollid on avalikud ja kõik. Muudatusettepanekud, mis siis puudutavad eelkõige e-sigarette. Muudatusettepanek number 2, muuta aktsiisiseaduse paragrahvi 16 lõige 8. Sellist seadust ei ole olemas. Me hääletasime. Muuta, nii nagu oli, ilma primmita muudatusettepanekuteks, hästi, oligi näpuviga, saime aru, mida mõeldakse, me hääletasime. Nüüd natuke hääletustest. Et ma olen kuulnud tihti siin, kui kõik võimsad on sotsiaaldemokraadid oma 14 kohaga, aga see, et ma kuulen, et sotsiaalkomisjoni esimees surus, sõitis, ma lihtsalt toon teile, vaadake ise ka muudatusettepanekute loetelust, tühistada muudatusettepanek number 2 näiteks. Tühistada tubakaseaduse siis paragrahv 81 lõige 2 punkt 5. Juhtivkomisjon jätta arvestamata poolt sellele hääletasid, et seda ei ole, et seda tühistatakse, oli Tarmo Kruusimägi, Madis Milling, Viktor Vassiljev, vastu 6 inimest. Monika Haukanõmm, Helmen Kütt, Igor Kravtšenko, Jüri Jaanson, Maris Lauri, Raivo Põldoja. Siin ei ole tegemist ühe erakonnaga, siin ei ole tegemist isegi mitte koalitsiooniga. Muudatusettepanek näiteks, muudatusettepanek number 5, kuumutatavad tubakatooted. Selle muudatusettepaneku poolt 3, Tarmo Kruusimäe, Madis Milling, Viktor Vassiljev, vastu, Monika Haukanõmm, Helmen Kütt, Igor Kravtšenko, Raivo Põldaru. Nii et see, et tuua välja, et komisjoni esimees on rikkunud mingit tavakorda, kui muudatusettepanekud tegelikult on esitatud mitte korrektselt, me oleme kõik hääletanud protokollis peale hääletust, veel kord loen ette, küsisin kõigi käest ja enne hääletust ütlesin, et te saate aru, et muudatusettepanekud on esitatud nagu tervikud puudutavad. Ühed puudutavad kuumutatavaid tubakatooteid, teised e-sigarette. Et arvestage ka nende hääletamisel, kuna me läheme nende punktide kaupa hääletamisel. Komisjoni esimees küsib, kas keegi komisjoni liikmetest soovib vaidlustada hääletustulemusi. Komisjoni liikmed selleks soovi ei avalda ja seejärel tegime menetluslikud otsused. Et meie ei ole komisjonis olnud mingi kummitempel, me oleme tulnud sotsiaalkomisjonist alles täna paar punkti tagasi eelnõuga, mida Vabariigi Valitsuski ei toetanud. Ja me oleme üritanud sotsiaalkomisjonis, mille üle ma olen väga tänulik kõikide erakondade liikmetele, teha sotsiaal- ja tervishoiupoliitikat ja hääletada igaüks vastavalt oma sisetundele, arusaamisele, õppimise võimele ja kõigele muule, et ennast kurssi viia vaieldava teema juures ja et mitte jääda siis nagu erinevalt eelkõnelejatest, ma ütlen ka, et ma ei suitseta. Aga see ei ole põhjus, miks mul on üks või teine arvamus kujunenud. Ja minu arvamus väljendub ainult ühes hääles sotsiaalkomisjoni liikmete hulgas. Nii et ma väga tänan selle tunnustuse eest oma kõikvõimsuse kohta, härra Kruusimäe, te saate nüüd vastulauseks, kui te soovite midagi öelda. Ma teadlikult kohe nimetasin teie nime. Ja veel kord, et sotsiaalkomisjon hääletas neid ja hääletustulemused on selgelt näha ja te võite vaadata, millise erakonna, millised liikmed kuidas hääletasid. Ja need punktid, mis tõepoolest olid ka lausa seaduse vastased või mitte vormistatud korrektselt, need suhteliselt hääletati ainult algatajate poolt toetusena. Aitäh!
Rohkem sõnavõtu ega repliigisoovi ei ole, sulgen läbirääkimised. Eelnõule on esitatud 18 muudatusettepanekut, vaatame nad üheskoos läbi.